Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat muderit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 23. juuni, head võidupüha ja järjekordne Geeniusi digisaade läheb siit eetrisse südasuvisel ajal, kus on stuudios Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glenn Pilvre ja räägime, mis siin suvelises tehnoloogia valdkonnas meie jaoks huvitavat on toimunud viimasel nädalal. Räägime sellest, maailma vist üks enim installeeritud operatsioonisüsteem sai uue versiooni. Me saime sellest siis esimesed muljed. Räägime nende sellest, mida tähendab Android 16. Räägime Eesti raamatukogu äpist Mirko, mis on saanud uuenduse, kas see on hea või ei ole hea. Telefonid, mis sobiksid hästi võib-olla koolilõpetajale, võib-olla kooliminejale, keskmisest hinnaklassist, räägime neist. Siis võib-olla ühest droonist ja saate lõppu ka veel natukene põnevat. No nii, suviste viljade lõikamise aeg on käes, eelmine nädal rääkisime õunast. Apple teatas iOS 26, Android siiski ei suutnud oma versiooni numbrit lasta nii palju edasi kui iOS ja macOS ja iPadOS ja nii edasi. Ehk siis Android on ikkagi 16, aga nüüd ongi see küsimus, et kas seal nagu päriselt ka midagi on nad sama taseme ja uudis nagu iOS 26 oli või on natuke midagi põnevamat, et Meelis ja Glenn olete mõlemad seda nüüd siis paigaldanud ja ise proovinud. Mina ütleks, et ta on vähem põnev kui iOS 16, sest et kui iOS 26 veel vähem, et kui iOS 26 andis meile üldse, siis Apple andis kõigil oma operatsioonisüsteemidele sellise uue klaasi meenutava disaini, mis on väga polariseeriv, kellele meeldib ja kellele meeldib üldse, eks ole, vähemalt on uus ja omapärane ja ma ütleks, et ka suhteliselt ilus. Siis Android 16 tegelikult välimuses ei muutunud 15 võrreldes praktiliselt midagi, et see suurem visuaalne uuendus, mis tuleb tegelikult siis QPR1-ga ehk siis kvartaalsa uuendusega, mis ilmselt tuleb koos Pixel 10 telefonidega, pakume et septembris. Aga nagu Androidi versioonide puhul ikka, et kui Pixelid saavad visuaalse uuenduse, siis kõigil teistel tootjatel on ju oma nägemus sellest, kuidas asi peaks välja nägema ja teised telefonid ilmselt seda visuaalset uuendust ei näe, et see on selline pigem Pixelite värk. Aga mis nüüd Android 16 puutub, siis seal on ikkagi need uuendused on pigem nagu kapoti all ja minu arust kõige olulisemad uuendused ja ma ei tea, kuidas nad siin Eesti tingimustes töötavad ja ilmselt töötavad ka, aga meie oleme siin rääkinud palju igasugustest spämmikõnedest ja sõnumitest ja see on nagu ülemaailmne probleem, et sellega nad tegelevad päris aktiivselt, et näiteks on võimalik siis sisse lülitada selline advanced protection või siis nagu tugevam kaitse seadetes ja siis lülitaks välja päris mitmed asjad, näiteks on võimalik keelata ära kõne ajal äppide install, ehk siis kui keegi sulle pahalane helistab ja ütleb, kuule, et panen pangast ja sa pead nüüd selle lingi pead kohe installima endale sinna telefoni mingi asja, siis see on võimalik niimoodi, sama nagu see kõne käib, siis seda teha ei saa, eks ole, ja samamoodi sõnum, mis tuleva lingiga. See on väga huvitav, aga see kõlab niimoodi, et kui sa oled juba nii teadlik, et selline kaitse sisse lülitada, siis sa ka ilmselt ei lange selle pettuse ohvriks ja kui sa pigem langed selle ohvriks, siis sa nagu ei tea seda advanced protection. No või on see, et sul lapsed lülitavad selle sisse, kui sa oled vanem inimene näiteks, eks ole. Ja mõte on hea, aga samal ajal, kui sa räägid vanaemaga ja ütled, et tõmba omale nüüd see äpp, siis on paha lugu, sest vanaema ei saa seda tõmmata, kui ta sina väga parajasti räägid. Ei tee niimoodi, ütled vanaemale, et õhtul pärast aktuaalselt tõmbad selle ja siis. Aga ära samal ajal mulle helista, siis sa ei saa seda tõmmata. Vanaemal saad öelda, et ma tulen ise kunagi läbi ja siis tõmbad sulle läbi ja siis nii kiire ka sellega ei ole. Kunagi läbi, no jah. Käige rohkem külas vanaemad. Et see on nagu, ongi sellised, enamus nüüd Android 16 uuendusi on tegelikult praegu vähemalt sellised mitte nähtavad niisama nagu telefoni käes hoidjas, eks ole, et väga palju seal ei muutunud. Üks asi, mis tuleb küll on näiteks see, et on siis lukuekraanil ja ka siis sellel Always On ekraanil on sellised jooksvad teavitused, et kui sul tuleb, ma ei tea, toidukulda, kui klient toob sulle Woldiga
burgeri, siis sa näed, kui kaugel ta on, eks ole, ilma sa peaks telefoni äppi lahti tegema. Aga nüüd see sõltub jällegi sellest, et see võimalus on küll olemas, aga kas ja millised äpid seda kasutama hakkavad, et Google ise tõi näites välja siis Uberi auto ootamise, et ta näitab sulle lokskinni peal kaugel auto on, mitu minutit on ja see uueneb pidevalt. Kas see nüüd Androidis uus siis selline uut sorti teavitus? No selles mõttes, et sa nägid sealt teavituste alal, kui sa selle alla tõmbasid, nägid sa seda alati, eks ole. Aga nüüd sa näed seda ilma, et sa peaksid seda teavitusi alla tõmbama või ka siis, kui sul ekraan on kinni või kus on isegi nagu see always on ekraan sees ja siis ta näitab sulle seal nagu taustal kogu aeg nagu jooksvalt seda infot. Et vanasti sa pidid ikkagi seda teavitust vaatama, eks ole. See tundub nagu ikkagi, Google on võtnud ikkagi nüüd iOS-i pealt selle, seal on selline live activity. Just, täpselt selleks, mida see kirja. Põhimõtteliselt ongi iOS-i live activity koopia. Erinevalt iOS-ist on muidugi see, et kui Apple nagu sunnib kõiki arendajaid seda kasutama, siis Android seda ei tee ja kui paljud arendajad viitsivad selle nüüd oma koodi kirjutada, see on nagu omaette küsimus, eks ole. Sellist ajakriitiliste nagu kullerid ja mingid taksod ja sellest on see päris kasulik lisandus. Jaa. Ja kui teavitustest rääkida, siis mulle jäi silma veel selline omadus, et kui sa oled keegi, kes saab siis sekundis sadu teavitusi, siis süsteem ise otsustab mingil ajal neid vaigistada mingiteks perioodideks ja grupeerida. No mis on ka võib-olla päris tore, et kui sa üks kling tuleb sul Messengerist ja teine Facebookist, kolmas Instagramist, neljas mailist ja siis ta nii-öelda vaigistab need mingiks perioodiks kokku ja näitab sulle. See on siis see, et kui sa teed viraalse postituse X-is või Instagramis ja siis sa järsku 200 000 inimest laigib seda siis telefonile. Google ise ütles, et see on hästi palju nagu on küsinud seda just inimesed, kes on aktiivsed mingites, ma ei tea, WhatsAppi või sõnumi grupi chatides, eks ole, kui seal 100 inimest korraga vastab mingile asjale, et siis nagu läheb käest ära. Seda ma nüüd ei teagi, kas see on uus või ei ole. Muidugi üldse opsüsteemidega on selline lugu, et kui nagu kuidagi laiemalt vaadata, ega siis see on kõige igavam uuendus üldse, mis saab olla on opsüsteemi uuendus, sest et reeglina või arvutite puhul nagu pigem on see, et ma ei tahaks üldse midagi uuendada, sest lugu on selles, et kui sa midagi uuendad, siis juba varsti mingisugused asjad ei tööta ja ma jõuan alati oma halaga välja oma vana iMaci juurde, kus on lugu selles, et varsti on see koht, et ma ei saagi nad uuendada ja siis on nii, et ma ei teagi, mis ma teen, siis tuleb ta lihtsalt utiliseerida, nii et see on kuidagi see vaade, et miks ma ka tegelikult kui ma seda saadet ilmselt ei teeks ja siin ei peaks rääkima opsüsteemist, no ma ei teagi, ma võib-olla uuendaksin seda kunagi siis, kui enam üldse muidu ei saa, aga... Mina olen vastupidi, ma panen mulle igasugused katkised beetad ja asjad, mis vähegi, et põnev oleks. No vaat, aga siis ma uuendasin ikkagi ka selle just eile õhtul muide ära ja ma ei teagi, kas see nüüd tuli uuendusega või mitte, et sest tavaliselt ma mingites opsüsteemis seadetes ei käi nagu, minu hobi ei ole opsüsteemi seadeid grupeerida enda jaoks ja seal ringi kaevelda. Aga siis vaatasin eile õhtul just öösel, kui see sinna peale saabus, et nüüd une ajal saan ma ka seadistada norskamise monitoorimist. Kas see oli varem ka? Ei oska isegi öelda. Kas see on Androidi uuendus või see on? Nüüd on, igal juhul, ma mõtlesingi, ma ei tea, sest ma Android 15-ga võib-olla siis lihtsalt sinna kohta nüüd ei läinud. Kas see on nagu Androidi seadetes siis? See on Androidi seadetes ja see on uneaja määramisel selline advanced või mis edasi jõudnud monitooring ja see on täiesti süsteemi lüliti ja ma pean andma siis natuke mingeid õigusi. Samal ajal ta ütleb mulle, et minu norskamise helid kindlasti ei jõua väljaspoole minu telefoni, et isegi Google'ini ei jõua. Et selline lugu. See on selles mõttes huvitav, et mina eeldaks, et see ei ole, loogika ütleks, et see võiks olla mitte Androidi funktsioon, aga et Google'i puhul võiks elada näiteks kuskil Fitbiti äpis, mis on nagu selline terviseäpp, et selle funktsioon. Aga Glenn, sul on Pixel, on ju? Mul on Pixel, jah. Ma nagu saan aru, et see on osa Pixel well-being, digital well-being sellistest asjadest, mis võib-olla nagu on... kus see piir jookseb, et kas see on Androidi osa või mitte, et Pixelis nagu on, aga see ei pruugi olla teistes Androidi opsüsteemi. No vaat, nüüd ongi küsimus, et kui teil on 15, siis te võite meile kohe kirjutada, kas seal saate oma norskamises ka järge pidada, et seda saab nüüd teha vähemalt 16, mida saab ka teha 16, ma just ei tea, kas seda sai ka 15 teha, on see, et kui vanasti me kõik teame, et topeltklõps sellele toitjanupule avab kaamera, siis nüüd mina nägin seal ka seadistust, et ma saan avada oma walleti ehk rahakoti. Ja ma eile lugesin seda artiklit ja siis ma lugesin mingit artiklit kuskilt välismaisest
tehnikaportaalis, kus keegi oli üliõnnelik selle üle ja siis mina veel suutsin imestada selle üle, et miks ma peaksin väga tihti kasutatava funktsiooni ehk kaamera nupu asendama väga harva kasutatava funktsiooni ehk walletiga. Aga ju siis neil on asjad teistmoodi. Küsimus, kas sa rohkem pildistad või rohkem maksad? Jaa, aga ma saan maksta ju niimoodi ka, et valeti ma pean avama ainult siis, kui ma tahan valida mitte vaikimisi kaarti või ma tahan valida mingit ühistranspordikaarti, aga kui ma lähen mina näiteks maksan telefoniga tihti, enam tehtud peaaegu telefoni või kellaga, aga ma ei mäleta, millal ma viimati wallet äppi lahti tegin, sest mul ei ole vaja seda, panen telefoni vastu lugerit ja töötab, eks ole. No võib-olla, kui sa oled selline frequent flyer, tihelenda, siis sa tahad oma boarding passi näidata ja ma arvan, et neil on pigem see, et kui sa ja et kui sul on näiteks mingi bussipilet seal, eks ole, mida USA-s nagu tihti kasutatakse, et siis võib-olla on tõesti vaja seda avada. Aga muidugi, kui sa oled tihe pildistaja, siis on ka juurde tulnud selline funktsioon, vot jällegi, ma ei tea, kas see oli varem, aga igal juhul nüüd ma näen, et see on, sa saad siduda nüüd oma foto või kaamera äpiga ka GoPro kaamerat juhtmevabalt või mõnda teist pikslit, et teha sellist multikaamera videot. Väga huvitav. Väga huvitav, see tekitab huvi. Aga reaalsuses ma ei sidunud ühtegi, olgugi, et mul on küll ka tõesti siin mõni piksel veel, ma just mõtlesin uuendada neid ka, sest ma ei saanudki täpselt aru, kas see teine piksel peab siis ka ikkagi olema uusim, sest seal oli öeldud küll, et alates mingi piksel 6 ülesse ja alates mingist GoPro 10 või mis iganes üles. Kui sul on mõni uuem piksel veel, millel ei ole veel juuni turvapaika peale pandud, siis pane sinna see Android 16 sügisel tuleva versiooni beta, sa näed ka nagu visuaalseid uuendusi, mis on palju põnevamad. No vaat see pool on jah praegu puudu, et me tegelikult näemegi siis, me näeme ainult jah neid asju, mis seal kapoti all või seadetes on, aga see tundus ka üks selliseid asju ja mis ka pidi sügisel tulema ja veel ei ole tulnud, on siis selle kaamera äpi nagu AI põhine fototöötlus, mis on ka siis disaini mõttes tehtud ilusamaks ja grupeeritud ümber ja selliseks loogilisemaks. Seda ka päriselt veel ei olnud. Funktsionaalsuse mõttes ma küll väga palju ei saanud aru, et nüüd midagi väga rohkem sinna see AI leiutas, et endiselt sa saad siis valida seal fookust panna, võtta inimesi ära, panna asju juurde, kirjutada, nagu ikka, mis sa tahad selle pildiga teha. Et see pool tundus ka äge, aga seda ka praktikas veel vähemalt selles versioonis ei ole. Ma ei tea, kas selles versioonis, mis sina nüüd meilis installeerisid, sa panidki selle sügisese, kas seal see kaamera on sul seal, vaatasid, kas see töötlus on juba imepärane? Ma üritan vaadata, aga ma ei saa aru, kus see asub üldse, et kas on fotosäpis või kaamera see on tegelikult, kui sa teed fotoäpist lihtsalt pildi lahti ja siis vajutad, et sa hakkad seda nüüd töötlema, vaat siis see liides, mis avanes, oli kohe hoopis teistsugune. Aga vaat minu telefonist ta veel ei olnud ja siis ma olin natuke pettunud, et see nägi küll jaa, ma praegu ei näe veel mingid muudatusi. Siin Google'i puhul on muidugi päris tihti see, et nad saadavad uuendus nagu serveri põhisena, et see ja regiooni põhisena ja nii edasi, et see, et sul tuleb uus tarkvara Androidi versioon, see ei tähenda, et sa kõik asju kohe näed, et mõned asjad saadavad vaikselt salaja niimoodi hiljem. Et Bluetoothi osas Auracast ja mitme seadme nagu üheaegne või samaaegne üheldumine, just seal oli rõhk kuuldeaparaatidel ja see tundus päris huvitav. See on tegelikult mugav asi, sest et iPhone'il on ju AirPodsidega see olnud ju päris pikalt ja Samsung sai selle ka One UI 7-ga. Lihtsalt seal on probleem selles, et ka klapid peavad seda toetama, eks ole. Aga jah, kui sa oled kuskil lennukis või reisid ja sa tahad kõrvalistmel oleva sõbra või elukaaslasega jagada nagu ekraani, aga mitte nii, et ühel oleks üks, teine klapp, vaid mõlemad oma klappidega, siis minu arust on väga hea võimalus. Kokkuvõtteks võib öelda, et selliseid põrutavaid ja ägedaid uuendusi ei ole ja see on tegelikult nagu meie tänapäeva paratamatus, et tarkvara nii Android kui iOS on tegelikult nagu nii valmis, et neid selliseid uusi põrutavaid asju tuleb nagu ikkagi palju aeglasemalt, kui need tuli mõni aasta tagasi mõlemal, eks. Võib-olla kummaline on natuke see, et see AI pool nagu, mis justkui tuli mingil hetkel suure pauguga, et nüüd väga suuri pauke nagu ei käi, et seal üks selline, mida välja öeldi siis, et nüüd on arendajatel võimalus siis otse ka oma äpis suhelda Geminiga, kuidas ma seda nüüd segaselt sõnastan, nii-öelda sellist täidesaatvat jõudu anda ka Geminile rohkem. AI poolega on siis nagu on võimalik teha neid agente, mis tähendab seda, et kui ma olen parajasti restorani pidaja, siis ma võin teha äpi, kus siis Geminiga on võimalik otse siis minu restoranis panna laud niimoodi kinni, et inimene ei pea minema siis sinna minu äppi seda lauda kinni panema, vaid ütleb Geminile, et kuule, vaata, kus ma viimati käisin ja pane sinna otse laud kinni ja kui see on siis juhtumisi restoran, kelle äpp seda liidestust toetab, siis nüüd
on see võimalus? AI-ga on see asi, et üks asi on see, et AI arendamine on nagu mõnes mõttes aegsemaks jäänud, eriti iOS-i võtmes, kus nad aasta tagasi rääkis, kus kohe tuleb äge uus Siri ja selle aasta WWDC-l nad mainisid Siri teinud 2 korda ja nad üldse nagu ei tahtnud sellest rääkides, nad ei ole sellega hakkama saanud, aga vahe on tegelikult selles, et Google'il või Androidil ja iOS-il erineb see arendamine selle poolest, et Google annab oma AI uuendusi välja jooksvalt ja selleks ei ole neil vaja nagu tarkvara versiooni või Androidi versiooni uuendust, eks ole, et need on kõik nagu serveripõhised või Play Services uuendused, jooksvalt aasta jooksul tiksutavad neid kogu aeg peale, eks ole. No eks Google'i suur pluss on ka ikkagi see, et Gemini on nendel tagatoas elab, et nemad ei pea mingisugust OpenAI-ga liidestusega veel ennast vaevama, et sisuliselt see on ikkagi neil kõik in-house kuigi AI. Mõni asi töötab kehvemini kui OpenAI asjad siiamaani, eks ole, aga jah. Nii, aga kuulge, lähme edasi, meil on siin veel pikk saatekava, inimesed nüüd vähemalt teavad peale passida, et kas nende telefoni jaoks Android 16 uuendus on tulemas või ei ole tulemas või uut telefoni ostes, kas see toetab seda või mitte. Jälgige, mõistlik on võtta ikkagi installeerida, tehke pigem meelist kui Glenn, ütleb mina, et pigem installeerige see uus versioon kohe ära. No samas ma julgeks ikka öelda ka seda, et kui see on teie ainus telefon ja teie kogu elu on seal, siis võib-olla ei tasu betat lasta. Ei võib-olla betat mitte, aga ikkagi sa saad täna seda teha täitsa ametlikult. Mine sinna telefoni seadete alla ja vaata seda, kas telefon pakub seda uuendust. Partneritel tuleb Android 16 vastavad uued operatsioonisüsteemi versioonid siin lähi paari kuu jooksul, eks ole, et Samsungil on beta versioon olemas, Honoril ja OnePlusil on beta versioon olemas ja ilmselt need saavad nagu päris valmis versioonideks pigem juulis ja augustis, mitte siis aasta pärast, eks ole, vaid need tulevad varsti. Kuulge, aga räägime siis edasi Eesti äpist ja Mirkost, mis on siis Eesti raamatukogude äpp, tegelikult on juba tükk aega väljas olnud. Kasutajad, ma isegi ei tea, kui palju on, aga see on ju tegelikult teada-tuntud äpp ja Mirko äpp sai nüüd suure uuenduse. Kas see on hea uudis suviseks ajaks? Kõik tahavad lugeda. Kui me siin kunagi rääkisime Mirkost, kui ma tegin audioraamatute võrdlustesti, mis natuke rohkem kui aasta tagasi, äkki isegi pea 2 aastat tagasi, see oli Mirko just välja tulnud ja lisaks e-raamatutel on seal ka audioraamatud ja siis ma kurtsin seal mõned asjad üle. Üks asi, mille üle ma kurtsin e-raamatute võtmes oli see, et nende see kasutusmugavus võrreldes suurte lääne e-raamatu äppidega oli hästi kehv, et põhiasi, mis mind häiris näiteks telefonide puhul, oli see, et kui ma tegin raamatu lahti, siis permanentselt oli seal üleval ääres selline kollane riba, mis minu võitis kogu aeg tekstilt tähelepanu ära ja see häiris mind tohutult ja samamoodi natuke vähem küll, aga häiris mind ka mustvalgetel siis e-ink ekraaniga lugeritel, sest et ka nende peal saab Mirko kasutada. Ja nüüd on siis üks põhiline uuendus ongi see, et nad on lõpuks ometi ära korjanud selle menüü riba, mida tegelikult seal tarvis ei ole ja see raamatu vaade on siis lugemisrežiimis on ta selline nagu teistel äppidel nagu Kindlil või Google Play Booksil või kellel iganes, selles mõttes, et sul on ainult tekst, sul on puhas, sul ei ole mitte midagi muud segavat, eks ole. Ja täpselt samamoodi saab siis sinna menüüsse ligi, kui sa klõpsad lihtsalt selle ekraani keskmisel osal ja siis ilmuvad välja need valikud, pealkiri, pealtükid, nende vahel navigeerimine, fondi suuruse muutmine, kõik muud asjad, eks ole. Ja teine suur uuendus ongi siis see, mis mulle ka meeldib, on fondi suuruse muutmise astmed, et kui vanast neid oli vist 3 äkki, kui mälu mind ei veta ja nad kippusid olema kas minema väga suureks või väga väikseks, siis nüüd on need astmed saab reguleerida väga laia skaalas ja läheb samamoodi väga väikseks ja väga suureks, aga need vahepealsed variante on nagu päris palju. Küll on aga see kummaline, et kui sa lähed sinna fondi muutmise menüüs, siis sa näed, et see skaala jookseb 5% kaupa 70 ja 130 vahel. Aga tegelikult see ei tähenda seda, et tekst on kolmandiku võrra väiksem või kolmandiku võrra suurem kui 100%, vaid see vahe on kordades. Et 70 ja 130 vahe on, ma arvan, et see üks täht on seal paarkümmend korda suurem, kui mitte 30% või 60%, eks ole. Nii et selles mõttes see on natuke eksitav, aga töötab hästi. Ja kolmas asi, mis mulle meeldib, eriti meeldiks mulle siis, mida ma praegu ühtegi hetkel ei ole käepärast, aga kui mul oleks mõni e-paberist või ekraaniga e-luger, et kui alguses pidi siis lehekülje vahetamiseks paremalt või vasakult äärest viipama, eks ole, näpuga tõmbama üle niimoodi,
siis nüüd saab ka lihtsalt puudutades seda teha, et kui telefoni puhul see ei olegi võib-olla suur probleem, kui sul just ei ole näpud haiged, siis e-lugerite puhul on see viibe, ta alati ei registreerinud hästi, sa pidid see mitu korda tegema või see pind on ka see kare nendel, eks ole, et ei olnud nagu nii mugav. Aga puudutades on seda palju mugavam teha, et see pisi asi, aga minu arust muudab nagu kasutamise palju mugavamaks, et ütleme nii, et lõpptulemus või see kokkuvõte on see, et Mirko on hakanud tõmbama ennast järgi nagu sellistele suurte tegijate e-raamatu lugemisäppidele ja see on väga tore. Aga sa ütlesid seda, et seda on mõnus lugeda ju sellisest e-ink-ekraaniga seadmest. Ta toimib seal ikkagi brauseris oleva lehena, eks? Ei, ta toimib, kui sul Androidiga luger, siis sa installid äppi endale. Okei, siis kui on Androidiga, aga ütleme, kui sul ei ole Androidiga, kas siis... Ma ei ole brauseris proovinud, ma kujutan, et see kasutuskogemus võib päris kohutav olla. Okay, aga kui sa ikka tahad Mirkot kasutada, siis ostad omale Booksi või mõne muu Androidiga lugeri lihtsalt, et nii lihtne see ongi. No ma sihtisin sinna nii-öelda nende Amazoni populaarse sarja suunas, mille ma ei hakanud nimetama, aga ma tean, et enam väga suletud, Kindle on väga suletud. Ja no minul näiteks on olemas päris mitu aastat vana Amazoni Kindle ja sellel on olemas ka brauser, aga see brauser praeguseks ei ava mul mitte ühtegi lehte, nii et... Seda ma sihtisin sinna ääri-veeri, nii et ühesõnaga Androidiga e-ink on ja seal siis Mirko toimib. No lõpuks jääb ka ikkagi see küsimus, et kui palju nad e-raamatu ütleselt laenutada lugeda saab, on ju, et kui see valik on jah suhteliselt nagu tagasihoidlik, aga seal on ka ikkagi alati probleem sellest, et Eestis ongi e-raamatuid vähevõitu ja teiseks on see, et ega kirjastajad ei taha väga raamatukogudele neid anda. Ja näiteks audioraamatute puhul ma just vaatasin, et praktiliselt kõik vähegi populaarsed audioraamatid on praegu selles mõttes, et saab panna seda järjekorda, et nad ei ole nagu kohe saadaval, eks keegi teine loeb ja sina seda samale teha ei saa. Raamatukogu ise ütleb, et raamatuid on üle miljoni. See miljonid on ka need paberraamatud, mida sa saad tellida endale raamatukogust koju. Kui ma praegu vaatan, siis näiteks Mirko ütleb mulle, et laste ja noortekirjandust on 184 ühikut, tehnikat on 4 ühikut, ulmet ja fantaasiat on 33 ühikut, mida on ikkagi väga vähe, eks ole. Nii et... Ei, tore ikkagi, nii palju kui seda on. Väiksed sammud edasi, kuigi jah, juba tahaks rohkem. Läheme siis järgmise teema juurde ja räägime keskklassi telefonidest. Suur test oli. Meelis, sa testisid, palju sa telefone võtsid ette siis neid? Vist on, kes seda mäletab, äkki oli 5 oli. Ja. No ütle, milline oli kõige halvem ja milline on kõige parem, siis on valmis. Ütleme nii, et ega need kõige parem ja kõige halvem otseselt ei, kuidas ma ütlen, otseselt ei üllatunud mõnes mõttes. Üllatas võib-olla see, et kõige parem telefon erinevalt minu tavalisest kombest oli ühtlasti kõige kallim telefon, kohe konkurentsilt pika puuga kõige kallim telefon. Ja kõige kehvem telefon oli ühtlasti kõige odavam telefon, aga see ei tähenda, et odavam alati halvem oleks, eks ole. Siis tasus vähemalt testida. No vahepeal võib üllatada, aga ja mõnikord üllatab ka seekord, aga ma tegelikult olin üsna selle parima valikul, ma natukene kahtlesin ka ja mõtlesin tükk aega, pidasin kolleegidega nõu ja mida nemad arvavad, mida nemad teeksid, sest et seal ikkagi on nagu erinevused kohati väiksed ja kohati suured, aga hinnavahe on kohati suur, et... Aga mis telefonid seal siis olid ja ütle siis, mis need siis olid, need halvimad ja parimad? Pixel 9a, mis siis on kõige kallim ja ka lõpuks testivõidu võttis napilt. Xiaomi 14T, Samsungi Galaxy A56, Nothing Phone 3a, Poco X7 Pro ja Honori 400 Lite, päris uus. Ja hinnaklass on siis? Kõige kallim telefon, ehk siis Pixel jäi natuke üle 500, aga praeguseks on ka alla 500 liikumas seda juba ja Honor 400 Lite on napilt alla 300. Nii et tegelikult mu eesmärk oligi võtta hinnaklass 500–300 eurot, aga mõni natuke üle, mõni natuke alla, aga tinglikud sinna vahemikku jäävad. Aga mis siis oli Pixeli puhul nii head, et ta ikkagi hoitis testi? No esimene asi on see, mis Pixeli tegelikult eriliseks ja millest me oleme ka siin varem rääkinud, on see, et Pixel oli tegelikult see testi ainus telefon, mis on jutumärkides normaalse suurusega. Ehk siis, kui kõik teised jäävad sinna 6,7 kanti, eks ole, siis Pixel on 6,3, ta on ikkagi käes nagu märgatavalt mõnusam hoida ja taskusse parem panna, kuigi mõned inimestel võib-olla meeldib suurem ekraan rohkem, see on nüüd maitse asi, eks ole, aga ta on ainus ja selle võrra unikaalne, ta sai ka tegelikult lisapunkti just unikaalsuse eest, sest et see väike korpus ja mugav korpus ja tegelikult ka ilus välimus, eks ole, ainus telefon, mille oli välja ulatuvad kaameramoodulit ja muud sellised eriomadused, eks ole, lisaks just me rääkisime, et Pixel saab nagu
kiirelt ja pikalt tarkvarauuendusi ja muid sellise asju. Kaamera on hea, kuigi siin nüüd tuleb küll teha see mööndus, et kui pikslite kaamerad olid mõni aasta ikkagi nagu peajagu konkurentidest üle, siis praeguseks see vahe on läinud praktiliselt olematuks, et Google ei ole teinud viimasel väga palju uuendusi kaameramaailmas või see suuri edusamme, kui neil vahepeal oli ja konkurendid on hakanud järgi jõudma, nii et see vahe ei ole enam nii suur, kui ta vanasti oli. See on muidugi kummaline mõnes mõttes, et nad on täiesti jäänud oma loorberitele puhkama. Ja ma tahtsin isegi öelda, et kaamerate osas ma isegi kummalist ei tahtnud mainida, ma tahtsin mainida, et kummaline on see, et ükski teine tootja siis peale Google'i ei paku sellises soodsas segmendis väiksemaid telefone, et kõik on suured. Ega nad tegelikult väga ei paku ka kallimas segmendis, et viimasel ajal on tekkinud natukene väiksemaid telefone. Siiski Samsungil on ka ju ikkagi väiksem S-seeria on ju ka väike. No Samsung on S25 tavaline jah, on küll. Ja mõned teised on veel, aga üldiselt nagu praegu tundub, et Hiina tootja hulgas on hakanud tekkima Xiaomi 15, millest me just rääkisime, mis on ka tegelikult pigem selle S25 konkurent, eks selline 1000 euro või natuke alla ole praegust, mis 800 eurot maksab telefon, aga selle hinnaklassis on konkurentsitult Google ainus, kes nagu väiksemat telefoni pakub, see on omapärane jah. Ja noh, ma ei tea, kui me kaameratest räägime, siis tegelikult Xiaomi on üllatavalt hea kaameraga, et neil on Xiaomi 14T, siis tegelikult on ka hinna poolest omapärane, sest et arvestades tema protsessorit, mälu ja kaameraid, siis alla 400, tegelikult isegi praegu 350, 60, 70 euro kandis telefonilt sellist protsessorit oodata, võib-olla alati ei saa 12 giga, kõigi teistel telefonidel on vaikimisi kõige odavamal mudelis 8 gigabaiti RAM-i, siis Xiaomi ainukesel on 12 kõige lihtsamal mudelil. Ja lisaks on see ainus, tegelikult mitte ainus, Nothing Phone'il on ka kahekoodse optilise zoomiga kaamera, kolmas kaamera juures. Ja lai nurk on kindlasti Xiaomi'l, ütleme, et Xiaomi'l ja Pixelil on lai nurk märgatavalt parem, kui on Samsungil või Nothingul või Poco ja Honoril, eks ole, nii et kaamerakomplekt on tegelikult Xiaomi'l ilmselt kõige universaalsem või kõige nagu selline kõige parem nagu kokkuvõttes komplektina. Sa vaatasid nagu rohkem nagu riistvara poole pealt, et ütleme ekraani suurus, RAM, kaamerakomplekt või ka ütleme seda, et mida iga tootja sinna paneb oma opsüsteemiks kaasa ja kuidas see sellise keskklassi riistvaraga toimib, et see on tarkvara. Ma vaatasin mõlemat ja ma vaatasin ka tegelikult ju seda, et ega siis tarkvara on väga-väga palju maitseasi, eks ole. Minule näiteks väga endiselt ei istu Xiaomi HyperOS, kuigi ta on läinud kõvasti paremaks, kui ta oli aasta või paar tagasi. Aga see on maitseasi, ma tean, Eestis on päris palju inimesi, kelle Xiaomi tarkvara meeldib. Google tarkvara samamoodi, eks ta on väga hea, ta on väga poleeritud, aga ta on kindlasti vähemate võimalustega, kui on nii Samsungi või Nothingu või Xiaomi tarkvara, eks ole. Ka Honori tarkvara on läinud kõvasti paremaks, kui ta varem oli ja töötab nagu hästi ja seal on päris huvitavaid omapäraseid lisavõimalusi, mida võib-olla teistel ei ole. Xiaomi puhul võib näiteks seda öelda, nii siis Xiaomi kui Poco puhul, kus on HyperOS tarkvara, et näiteks mind on kogu aeg häirinud sama, kui just rääkisime sellest toitja nupust, siis ainsa tootjana praktiliselt ei saanud vanasti nende puhul avada kaamerad siis topeltklõpsuga toitja nupul, vaid selleks tuli teha topeltklõps helitugevuse nupul, millega mina kunagi ära ei harjunud. Aga nüüd on siis Xiaomi teinud HyperOSile selle variandi, et sa saad tegelikult selle toitja nupule vajutades kaamera avamise käsitsi muuta ära ja panna ta avama toitja nupust. Lisaks saad, kui sa kaamerat ei taha avada, saad sa toitja nupust panna avama topeltklõpsuga ka taskulambi, mis on ka tegelikult päris mugav. Ja sellised pisiasjad on, eks ole, mis võib-olla võiksid paremad olla. Mis teine asi, mis Xiaomi'l on tegelikult nagu hea tarkvara puhul on see, et ta on üllatavalt täisväärtuslik AI lisade komplekt, arvestades kui odavad need telefonid on. Ehk siis kõik need AI fototöötluse asjad, mis töötavad päris hästi ja need igasugused tõlkimised ja memode tegemised ja kokkuvõtted ja mida Samsung palju reklaamib, kõik need on seal ka olemas. Loomulikult nende memode ja tõlkimiste puhul on jällegi seda, et eesti keelt ei toetata, eks ole, aga samas hinnaklassis saad konkurentid, et ei Google'it ega Samsungit ei saa nagu sellist komplekti AI abilisi nii öelda. Aga kuidas seal, kui me räägime Gemini's, siis on ta olemas teistes ka samalaadselt? Absoluutselt, kõik telefonid toetavad
need 5 toetavad siis toetenupul pikalt vajutades Gemini avamist ja kõigil on olemas Circle to Search, mis lingi tegemise võimalus. Eks Google'i nüüd Androidiga kaasa tulev AI on kõigil olemas. Mingid piiranguid sa nagu Gemini kasutamises teistel versus Pixel ei märganud jah, et lihtsalt see aeg, millal nad jõudsid teistele, tegelikult võttis natuke aega, et näiteks osadel tuli sellest torkvara uuendusega ja Samsungi puhul oli näiteks see, et kui see A56 välja tuli ja siia ka meie testilauale jõudis, siis alguses ei saanud nupu all hoides Gemini'd aktiveerida, vaid said aktiveerida ainult Bixby. Aga see tuli tarkvara uuendusega, et Google ja Samsung tegid diili ja nad ikkagi tuli ka Samsungile see variant. Mis puudutab nüüd puhtalt võimsusesse või jõudlusesse, siis seal on ka ikkagi, nagu ma just täna lõpetasin eraldi pikema testi Poco X7 Pro telefoni testi, mis on ühtepidi nagu nõrk kaamera poole, sest ta kaamera on suhteliselt tagasihoidlik, mis on Pocole omane. Poco ongi selline bränd, kes nagu pakub suurt võimsust ja tagasihoidlikku kaamerat. Aga see protsessor, mis seal sees on, MediaTeki Dimensity 8400 Ultra on nii jaburalt võimas, et ta on ikka kordades võimsam kui nagu paljudel teistel tootjatel ja tegelikult sellise protsessori sa ei saa tihti ka 500 euro eest. Ja see telefon maksab praeguseks lihtsam versioon alla 300 euro, et selles mõttes nagu nii palju võimsust ja nii hea ekraan, nii odava hinna eest, ainult kaamera on nagu tagasihoidlik. Ja tegelikult Pixeli puhul on ju see, et kui see Tensor G4 kiip minu arust Pixel 9 seeria, sellest 1800 kuni 1000 euros hinnaklassis jääb ta ikkagi konkurentidele kõvasti alla, vaid siis siin selles alla 500 euros hinnaklassis on ta tegelikult nagu õige koha peal, sest et ta on ka tegelikult võimsam kui nii mõnelegi, kui Samsungil või kui Nothing Phone'il, eks ole, et ta on ka ikka päris nagu tugev. Ja ka Xiaomi'l on siis korralik võimas Dimensity MediaTeki protsessor, mis on üks eelmise aasta versioon versus Poco selle uuem versioon. Aga muidugi tarkvarast rääkides on ka veel see, eks ole, siis, et kuidas siis pakutakse tarkvara uuendusi, et Google ja Samsung mõlemad lubavad 7 aastat, valetan, Google pakub ainsana 7 aastat selle hinnaklassis. A-seeriale pakub Samsung 6 aastat tarkvara uuendusi ja turvaparandusi. Ka Honor pakub nüüd 6 aastat turvaparandusi ja uuendusi. Kas nad seda täita suudavad, seda ma ei oska öelda. Poco ja Nothingu probleemiks ongi see, et endiselt pakuvad ainult 3 tarkvara versiooni uuendust ja 4 aastat, kui me oleme mingi 4 aastat turvauuendusi. Ja Xiaomi'l on see samuti siis praeguseks 4+4, kui meil on mingi beta, aga kuna Xiaomi on ainus, mis tuli välja Android 14-ga, siis nemad on nagu ühe ära kasutanud juba, nii et selles mõttes. See 4 ja 6 aastat, see kõlab niimoodi, et pisut üle trumpamine, sest vaevalt, et see telefon 6 aastat vastu peab füüsiliselt, eks. Ja teine küsimus on ka see, et Euroopas, eks ole, on nüüd ju kohustuslik pakkuda alates vist juulist 5 aastat nagunii, nii et eks nad peavad sellega vaikselt uute mudelid ikka peavad kõik sellega harjuma. Need mudelid, mis on nagu enne seda tähtaega müügile tulnud, nendel ei pea, uuematel peab. Ja teine asi on see aku ja laadimine, eks ole, et odav 300 eurone Poco on 6000 mAh aku ja 90 wattise kiirlaadimisega. Enamus teistel on 5000, 5100, Honoril 5200 mAh ja laadimine on ka teistel kõigil aeglasem, eks Samsung on 45 vatti, Honoril 65 vatti, Xiaomi 65 vatti, Nothingul 50 vatti ja Pixelil 23 vatti. Reaalselt muidugi see vahe ei ole nii suur, aga tõepoolest Poco laeb konkurentsis kõige kiiremini, aga selleks, et kiiresti laadida, peab olema tal ka siis Xiaomi originaallaadija, et teiste laadijatega laeb ta aeglasemalt, umbes sama kiiresti kui Samsung näiteks. Mis on üks Pixeli eelis, mida enne mainib, Pixel on kogu selles kambas ainus, millel on juhtmevaba laadimise tugi. Ühegi teisel ei ole, see on aeglane 7,5 vatti, aga ta on olemas. Seda autos võib-olla on tõesti mugav, eks ole, kui sa ühendad ta oma autos permanentselt oleva juhtmevaba laadija külge ja töötab ilusti. Eriti mugav on siis, kui sa ostad endale sinna fake MagSafe'i ehk siis selle magnetiga ümbrise ümber, millega ta läheb ilusti nagu juhtmevaba laadija külge. Veekindlus on neil kõigil sama? IP68 vist on, päris kõigil ei ole. Pixel on IP67 ja Nothingul on IP64, teistel on, Honoril on IP65. Honorit ma võib-olla mainiks ka, ma sellest eriti rääkinud, et tal on 2 probleemi, et on tegelikult nagu ilus telefon, hea ekraaniga, väga kerge ja väga mugav käes hoida,
aga kaks ja Honoril on muideks väga hea silmasõbralik ekraan, et tal on kõik need kallimad Honori telefonid tuttavad silmasõbralikkuse funktsioonid, kõrge sagedusega hämardamine, mis ei pane pead valutama, igasugused öösel silmade väsimuse jälgimised ja muud sellised asjad. Aga Honoril on kaks suuremat probleemi, üks neist on siis see, et protsessor on hästi vana, hästi aegne, tegelikult on uus versioon, aga on tegelikult nagu rebränditud vana MediaTeki protsessor, mis on märgatavalt aegsam kui konkurentid, eriti kui vaadata, kui võimas on see Pocol. Ja tal on ilusa suure numbriga 108 megapiksline kaamera, põhikaamera, mis on tegelikult üsna halb. Ja ülilainurk on 5 megapiksline ja väga-väga halb. Nii et need on nagu need asjad, mis aeglane protsessor ja halb kaamera on Honori kirstu naelaks siin, et ta ei peaks maksma 299 €, ta võiks maksta nagu 200 või võib-olla 250, siis ta oleks nagu aus telefon, aga selle raha eest, eriti kui me vaatame, mida pakub sama raha eest Poco või natuke kallima raha eest Samsung või Nothing, siis ei ole nagu konkurentsivõimeline. Selle IP juurde veel ma korraks tulen tagasi, et seal see oluline number on tegelikult see teine number, et kui see number jääb alla 7, siis telefon tegelikult ei ole enam veekindel. Ta on niiskuskindel või pritsmekindel. Jah, et seda tasub alati vaadata, et kui ta on 66 või 65 või 64, siis ta enam vetsupotti kukkumises nagu ei pruugi enam väga hästi töötada pärast. Ja Honoril on 5, Nothingul on 4, Pocol ja Xiaomil on 8, Samsungil ja Pixelil on 7. Nii et 7-8 mõlemad siis sinna meetrini kannatavad kukkuda, 8 tegelikult isegi rohkem. Ma just tahtsin küsida. Ja nendel inimestel, kes palju reisida tahavad, siis enamusel on eSIM välja arvatud Pocol ja Nothingul. Vaadates seda Nothing Phone'il on kehvem veekindlus, et kui Pixel kõrvale jätta, sest mulle tundub, et on ikkagi 100 € kallim kui teised või isegi rohkem. Kui Pixel kõrvale jätta, siis kas siis oleks nagu liidri kandidaat Samsung või? Tead, ma tegelikult kaalusin, minu kaalumis või selles mõttes dilemma koht oli Google versus Xiaomi. Ja see vahe tuli pigem sellest, et mulle tegelikult endiselt väga ei meeldi see Xiaomi tarkvara. Aga Xiaomi, mitte Xiaomi Poco siis või? Ja Xiaomi on parem kaamera, kohe kõvasti parem kaamera. Tal on Pixeli, tal on parem kaamera kui Pixel, ma ütleks, kui me võtame kogu komplekt, isegi põhikaamera on tal parem kui Pixelil, ülilainurk on ka parem kui Pixelil ja tal on ka telefoto, eks ole, 2-kordse zoomiga, mis teeb ka päris head 4-kordset hübriidzoomi. Poco kaamera on nõrk, ta on parem kõvasti kui Honoril, aga nõrgem kõigil teistel ja Nothingu kaamerad on okei. Samsungi kaamera on, ma ütleks, kehvem kui Nothingul, natuke parem kui Pocol, kõvasti kehvem kui Pixelil ja Xiaomil, nii et selles mõttes. Ja Xiaomi on ka ainus, millel on siis 12 GB, eks ole, et kui me tahame kõvasti mängida või me tahame siis kõige odavamal versioon, kõigist mudelid saab osta ka kallima, suurema mälumahuga versioone, aga kõige odavamal versioonil ja kuna Xiaomi maksab ka, eks ole, siin alla 400 €, kindlasti pigem siin 350 € kanti, siis muidugi üks asi, mis tegelikult ei ole üldse oluline, mis on nagu ilus number, on see, et Xiaomil on ainsana 144 Hz ekraan, mis tegelikult ei tähenda midagi, sest ega sa silmaga ei näe 120 ja 144 vahet. Kõrvaklapi pesa ei ole seal klassis enam ka ühelgi. Ei ole ühelgi, samuti ei ole mitte ühelgi mälukaardi pesa. No selge. See on kõik läinud. Et jah, tegelikult nagu väga halbu telefoni ühtegi polnud, aga Honor jäi kindlasti alla ja Honoril on endiselt sama probleem, millest ma olen siin ka varem rääkinud. Mõistlikud telefonid, aga nad millegipärast küsivad liiga palju raha oma telefonide eest, kõigi mudelite eest, kõigi kallimatest, kõigi odavamateni välja, et nad on natuke nagu hinnaga, nad ei arvesta seda, mis turul toimub. Ja kuidas see Poco saab sellise hinna eest sellist protsessorit pakkuda, mina aru ei saa. Kaamera ei ole kui kõige parem, aga samast ei ole ka nagu midagi väga hullu, et põhikaamera on okei. Et jah, ühesõnaga kõigil on nagu ja muidugi minule endale meeldib tarkvara poolest kõige rohkem Samsungi telefonid, aga see on mu puhtalt isiklik maitse küsimus. Aga vaadates seda kogu komplekti, siis ma ei saanud seda kuidagi moodi nagu keskklassist ülespoole tõsta. Ja muidugi teine asi on see, et kui me seda Samsungi telefoni eraldi testisime, siis ta oli endiselt liiga kallis ja ma isegi kirjutasin pealkirjaks, et on hea telefon kooliaasta alguseks, sest selleks ajaks on hind kukkunud. Sest tegelikult praeguseks on see hind kõvasti kukkunud, ta tuli müügile 479, kui mälu mind ei petta, praeguseks saab ta sinna alla 330 või 300 kanti, eks ole, ja selle raha eest on see palju parem telefon kui 479 € eest. Nii et kõik sõltub ka hinnast, eks ole. Okei, väga hea ülevaade, siis on, ma arvan, siin on mõtet ja
ütleme siis ostu jälgimist tasub teha igahel, kes tahab keskklassi midagi ja mudelit. Kes tahab numbreid vaadata ja põhjalikult lugeda, siis on olemas siis praegu müügil olevas ajakirjas Digi ja tegelikult eilsest ka Geeniuse veebis saadavad. No nii, siis tasub täpsemalt vaadata. Selge. Võtame ühe ülevaate veel ette, mis surises meil siin õhus. Selleks oli DJI uus droon. Glen, sa lennutasid seda lubatud õhuruumis. On ju nii? Võib-olla küll, jah. Kes seda täpselt teab? Kes seda täpselt teab, sest et kui seda alla ei võetud jõuga sul, tähendab sa oled lubatud kohas. Jah, tänapäeval peab olema sul ju lennutamise luba ja siis muidu õhuruumi loaga on isegi natukene kergem, et sellega on täpselt nii, et kui alla ei võeta, siis ilmselt ei olnud hullu, aga muus osas peaks sul siis olema vastav litsents ja tegelikult selle drooni jaoks jah, peakski olema siis natukene see karmim litsents, seal on ju kaalu järgi need ära jaotatud. See on siis DJI Mavic 4 Pro ja see läheb siis kõrgemasse kaalukategooriasse, jah? Jaa, DJI Mavic 4 Pro, mis tähendab uuendust 2 aastat tagasi, natuke rohkem kui 2 aastat tagasi tulnud DJI Mavic 3 Prole ja vahepeal on nüüd DJI jõudnud üllitada igasuguseid toredaid ja väiksemaid droone, millest võib-olla kõige ägedam ongi siis ER3S näiteks. Siis on tulnud välja Mini 4 Pro ja loomulikult see pisike Neo, eks ole, ja Flip ja DJI on tegelikult igasuguseid toredaid droone toonud välja, millel on sellist tarkuse ja funktsionaalsuse näitajad paremad isegi üldistatuna kui 3 Pro'l, et see Mavic 3 Pro oligi natuke, jäigi kuidagi hästi ruttu mõnes mõttes nagu ajale jalgu, et oli ju väga hea kaameraga. 3 Pro'l ja 4 Pro'l põhimõtteliselt on samalaadsete parameetritega kaamera nii-öelda üldistatuna. Ehk siis see põhikaamera sensor on see Micro 4.3, olgugi et siis Mavic 4 Pro'l on seal nüüd 100 megapikslit, 3 Pro'l on seal 20 megapikslit, aga nii-öelda suures pildis kaamerate vahe ei olnud nagu nii suur kaugelt vaadatuna, et aga Mavic 3 Pro siis muudes parameetrites seal see tark jälgimine ja ühenduvus standard, tal on see OcuSync 3 pluss, teised droonid said omal OcuSync 4. Et see puldindus enam ei sobi kokku, nii et ega see jutt lihtsalt tähendab, et 3 Pro nagu suurim võib-olla miinus ongi täna see, et seal on sellised nii-öelda ajas natuke vananenud tehnoloogiad või parameetrid. Et 4 Pro siis tuli nüüd kõikide nende uute asjadega, mis ei ole ka nagu opsüsteemist siin just rääkisime, et mõnes mõttes nagu võib-olla samasugune paralleel, et see ei tundugi niimoodi oleneb kust poolt nagu vaadata, et kas me vaatame autot põhja alt või katuse pealt, et palju nüüd siis üldse midagi muutus. Et tegelikult tundub, et kaamera on ju ka samasuguse optikaga peaaegu ja drooni suurus on ka enam-vähem sama. Marginaalselt on ta raskem. Hinnaklass on ka peaaegu sama, olgugi et ta on vist natuke isegi odavam. Seal on 2000 peale eurot, kus oli 100 eurot 3 Pro omal ajal isegi kallim. Nii et odavamaks läinud, see on huvitav. Jaa, et tegelikult need muutused ongi sellised, et mõne jaoks võib-olla tundubki, et seal ei olegi midagi oluliselt muutunud, sest kui sa tõesti paned nagu pildi kvaliteedid kõrvuti ja võrdled seal nüüd põhikaameratega tehtud videot, parameetrites on, 4 Pro on teravam, seal on siis 6K video, 60 FPS-i teisel ehk 3 Pro'l oli siis 5,1K video, et resolutsiooni mõttes on erinevusi, aga seal tulevad sellised nagu pisikesed erinevused, kui sa hakkad nagu asjade sisse vaatama, näiteks resolutsioonist rääkides kohe üks selline huvitav erisus on see, et kui sa kasutad siis seda automaatset jälgimisrežiimi, siis 3 Pro kukub kohe 4K resolutsiooni peale. Ehk et olgugi, et muidu su põhikaamera võimaldab 5,1K, aga jälgimise puhul ei toimi see, vaid siis jääb alles 4K. 4 Pro'l sellist piirangut ei ole, sa võid kogu tema 6K hiilguses siis ka seda automaatset jälgimist kasutada. Pluss selle automaatse jälgimise puhul saad sa ka muuta siis seda kaugust jälgitavast, see interface või see nii-öelda seadistuste osa on siis samalaadne nagu ER3S-iga, nii-öelda selline uuem. Et 3 Pro'l oli see fikseeritud ja selline konarlikum kogu see seadistuste pool. Et sellised pisikesed erisused näiteks selle koha peal, optika mõttes ka on läinud optika natukene valgemaks ja võib-olla eelkõige just on see valgem, põhikaamera on läinud ka valgemaks, et 2,0 versus 2,8.
aga just see teleoptika, noh, need on mõlemad siis 3 kaameraga droonid, et on siis see nii-öelda lainurk või see põhikaamera on siis seesama 4.3 sensoriga, suure sensoriga kaamera, aga lisaks on siis natuke pisemate sensoritega seal selline kesktele, mis on 70 millimeetrit, see on jäänud samaks ja siis on nagu päris tele, mis on siis nüüd paar millimeetrit 4 Pro'l suurem ehk et 168 millimeetrit, 3 Pro'l oli 166, aga seal on läinud ava suuremaks siis 4 Pro'l 2,8 versus vana 3,4, mis tähendab, et hämara pildistamise või video tegemise pool telekaameraga on siis parem, et see on ka iseenesest jälle suur asi. Kui sa nagu tõsiselt sellega siis nii-öelda tööd teed ja tahad, et oleks see viimane valguse piisk sealt kätte saadud. Sest noh, põhikaamera osas ka olgugi, et ava on läinud natuke suuremaks, seal on nagu isegi kuulda nagu vastupidist virinat, et kuna piksleid on ju rohkem, 100 versus teise 20, et siis noh, et kas see nagu päriselt üldse on mingi edu, sest et tegelikult 20 megapiksline sensor samas mõõdus püüab teoreetiliselt rohkem valgust. Et ma siinkohal mingisugust hinnangut ei kipu andma, et noh, heas valguses sa saad loomulikult 100 megapikslisest pildist rohkem detailsust, sest megapikslid on ilmselgelt ju mõnevõrra rohkem. Aga tõepoolest hämaras on need megapikslid siis jällegi väiksema valgustundlikkusega. Noh, siis jääb üle, et teatav algoritm ja tarkus siis interpoleerib ja teeb neid piksleid ilusamaks, aga seal ei ole eriti suurt vahet, et kui sa nagu vaatad, ütleme sellise tavapildistaja videotegija pilguga, ega siis ka videos väga raske on nüüd öelda, et et üks on nüüd väga halb ja teine on väga hea, et nad on mõlemad ju väga head, et tegelikult 3 on väga-väga hea droon ilmselt 85% juhtudest, et ilmselt see on ikkagi juba, ta läheb sellisesse poolprofi maailma igal juhul, sest et selgelt DJI-l on seal allpool lihtsalt valikus nii palju neid väiksemaid droone, et vaevad selline heas mõttes tavaline inimene ikkagi omale seda Mavic Pro seeria drooni üldse ostab, sest ta on ikkagi selgelt droon, mis on mõeldud ikkagi professionaalseks tööks, et kas sa tahad siis seda sisu toota endale või teistele, aga võib-olla mitte päris lihtsalt nii, et viskan kotti igaks juhuks reisile, võtan kaasa. Gimbal asi, mis muutus võib-olla ka nähtavalt palju, et vanal 3 Pro'l gimbal siis horisontaalsuunas ei muutnud oma nurka, mida lasen keerata, aga siis uuel 4 Pro'l gimbal keerleb ka horisontaaltelje ümber, mis siis võimaldab kohe sellist palju loomingulisemat lähenemist kaadritele, et sa võid panna ta siis nii-öelda sellise niimoodi keerlema nagu droon teeks sul õhus tiire ümber oma telje, mis näeb väga äge välja ja võimaldab siis ka teha native või siis kuidas see eestikeelne sõna on, natiivne kohe nagu algset vertikaalvideot. Ehk et kui sa 3 Pro puhul pidid siis seal kroppima seda. Ma mõtlesin just, kuhu see asi välja jõuab. Muidugi Instagrami influenceriteni. Et sa keerad gimbali 90 kraadi, jah? Just, et ei ole, jällegi selline väike asi, aga mõjub. See on tegelikult profikasutus, see ei ole, sa ei tee võib-olla kinnisvarast pilte või mingeid aerofotosid, aga sa teed endast sinna, kus inimesed panevad sulle 1000 laiki ja raha tuleb ja see tundub, et tänapäeval arvestatav valdkond, mille jaoks see. Jah, veel parameetritest aku läinud marginaalselt suuremaks, ennem oli 77 vatt-tundi, nüüd on 95, ta jääb ikka selle maagilise 99 piiri, mis reeglite järgi on siis just lennukisse mineku piir, seal võib muidugi olla erisusi ja mingi lennufirma võib öelda üldse, et minge oma drooniga lennujaamast väga kaugele sõltumata aku mahust, aga tegelikult 99 on siis see piir, üle mille ei tohiks aku olla, et seda kuskile kaasa võtta. Et 95 vatt-tundi on saanud juurde siis kusagil hinnanguliselt võib-olla 10 minutit või sinna kanti lennuaega. Ma neid väga täpselt ei testinud seda. Akude laadimises samuti on saanud juurde kiirlaadimise võimekuse, et kui ennem tuli 3 Pro laadida neid kokku komplektis siis 3 akut seal üle 3 tunni, siis nüüd peaks olema kiirlaadimise võimekus 1,5 tundi ja drooniga lendamise osas takistuste tuvastus oli samamoodi 3 Pro'l olemas, aga 3 Pro'l toimis see takistuste tuvastus tavakaameraga, mis tähendas seda, et kui väljas läks pimedaks, siis droonil oli raskusi juba tuvastada, et kas on post, maja või puu ees, aga uuel 4 Pro'l on nüüd lidar.
ja see on iseenesest väga suur uuendus pimedas ja ka täpsuses. Ehk et tõesti see drooni nagu automaatrežiim, kojutuleku režiim, et ta on nagu väga-väga lollikindel teoorias, sest ta näeb sisuliselt praktiliselt kott pimedas, samuti takistusi jätab meelde, kus ta on. Ja seoses selle kojutulekuga ka kohe meenus mulle üks väga äge omadus. Ma ei ole enam nii drooni spetsialist, et võib-olla on see nüüd mõnel teisel DJI mudelil ka, aga minu mälu järgi oli sellega alati üks häda ja viletsus, nimelt kui sa hakkasid drooniga lendama ja tahtsid mingit enda trackingut teha, et stiilis, ma ei tea, sõidad mootorpahdi või jalgrattaga või autoga või, siis sina ise oled selles autos või liikuvas objektis. Aga droon teatavasti DJI-d jätavad alati meelde kodupunkti, ehk nad salvestavad õhku tõustes ära kodupunkti. Ja vaat siis juhtuski selline asi, et kui sa nüüd autoga kuskil kihutasid või eriti veel mingi paadiga, siis oli lugu päris hull, sest et sa lendasid sellest kodupunktist väga kaugele, sa pidid seda ise manuaalselt kogu aeg uuendama, sest kui muidu mingi jama oli ja droon otsustas, et nüüd lähme kohe koju või sa ise saaksid koju, siis ta põrutas sinna minema, kus sa oma reisi alustasid. Vaat 4 Pro'l on olemas dünaamiline kodupunkt. Ja vaat see dünaamiline kodupunkt on küll väga tore asi just sellises kasutuses, kui see kodu dünaamiliselt muutub, et vaat ma ei teagi, kas see nüüd on varem ka mõnel mudelil, et ma ei ole enam nii palju neil kätt pulsil hoidnud, aga 4 Pro'l see nüüd on väga äge omadus. Ja nagu ennem siin jutu alguses oli ka juttu, et 4 Pro siis sai nüüd uusima selle OcuSync 4, kas oli isegi 4 pluss või selle ühendusplatvormi, mis siis teoorias võimaldab väga kauget sidet jällegi. See on mingi kilomeetrite kaugel, kui 10 või 15 kilomeetrit vist on ju. Ja põhimõtteliselt ta Ameerika regioonis isegi FCC on ta kuni 30 kilomeetrit, ennem oli ta 15, nii et ta praktiliselt parameetrites ikka tähendab sellist kahekordset erinevust. Olgugi, et siin nendes lubatud alades lennutades Tallinnas tuleb küll tunnistada, et ega ikkagi, kui sul juba mingi maja jääb vahele ja võib-olla muud objektid ka, ei ole seal, me räägime ikka kilomeetritest, me ei räägi kindlasti mingist 10 kilomeetrist, et siin juba piisas võib-olla paarist kilomeetrist ja kui see maja on seal vahel või isegi vähemast, siis võib vabalt juhtuda, et ta jääb ka 100 meetriteni, et need numbrid on alati sellised, neid tuleb võtta. See on siis otsenähtavusega ja ilus ilmaga. Ja neid tuleb võtta ikka väga suure koguse mingi maitseainetega, et neid numbrid, aga selge see, nad on läinud paremaks ja tal on ka uus pult, RC2 Pro pult on nüüd, mis meenutab natuke omaaegseid neid Phantom-seeria pulte, kus see ekraan on mitte siis, enamik DJI puldid on olnud kogu aeg, need ekraaniga puldid on nagu suurem sorti klots, aga nüüd RC2 Pro puldil on siis nii, et ekraan on täitsa keeratav, et puldi pealt saad keerata ülesse ja saad ka ekraani nurka puldi peal muuta, nii et sa võid kohe siis videosalvestuse ajal keerata ka ekraani vertikaalseks, et väga äge pult. Et ühesõnaga pikk jutt lühidalt kokkuvõttes ongi niimoodi, et kui sa hakkad nagu neid andmeid sinna sisse vaatama, siis tegelikult on ta üks väga äge droon ja ta on läinud nagu väga paljudes asjades natuke paremaks ja mõnes asjas võib-olla isegi palju paremaks, et teistpidi ilmselt muidugi Pro inimene tegi ka 3 Proga väga head videot loomulikult, aga nüüd saab teha vertikaalset, kõik need väiksed asjad, objektiivid, valgused, jälgimised, akud, puldid, kaugused, gimbali keeramine, lidar, laadimise ajad. Neid asju on tegelikult palju, kui hakata kokku lugema. Selles mõttes tundub nagu täna kulutada palju raha 3 Pro peale nagu täitsa ebamõistlik, et pigem siis juba vaadata täpselt ER3 või mõnda sellist hoopis väiksemat drooni, kui sa ei ole nagu nii profi R3S, eks ole, et kui sa ei ole nii profi inimene, sest jah, teoorias veel ma vaatan seda tabelit siin, kus mul need numbrid on ees tõesti, et Mavic 3 Prost oli ju mitu versiooni, et sellest oli ka Cine versioon, mis muide võimaldab siis Apple ProRes videot ja maksimaalset bitrate'i 3772 megabitti. Mavic 4 Pro ei võimalda sellist asja, et Mavic 4 Pro selle koha pealt jääbki alla, et tal on küll Creator Pack 512 gigabaidise mäluga, aga see võimaldab siis H264 All-E pakkimist, et mitte siis Apple ProRes'i ja maksimaalne biti sagedus või kuidas ma ütlen, andmevoo nii-öelda paksus on siis 1200 megabitti sekundis, nii et
selle koha pealt nagu lahjem, aga veel kord, noh asi, et see nagu päris elus välja paistaks, ma arvan, selleks sa pead ikka juba olema väga-väga pro ja väga täpselt teadma ja tahtma, mida sa tahad. Nii et kõiges muus on küll 4 Pro üks väga-väga äge ja hea ja võimekas droon, no, mis teeb kõike veel paremini. No selge, saame siis näha ilmselt neid lendamas õhus meie ümber. Nüüd on ju niimoodi, et enamik droone kipub meil õhus meie ümber mingeid pomme kuskile vaikselt poetama või siis mingeid suuremaid droone järgima, et see ongi päris huvitav, et kogu see droonindus on ju liikunud nagu mõnes mõttes hoopis teises suunas, et võib-olla peakski võtma korraks, kes ka otseses ja kaudses mõttes sihikule need droonid, ma ei tea, mida ei juhitagi enam raadiosidega, vaid kus mingisugune kaabel on rullikust taga, sest et muidu ju neid segatakse ja no mida iganes ja siin on ju eestlased ka tegemas igasuguseid huvitavaid ründe- ja tõrjedroone, et see on kahtlemata äge valdkond. Seda kindlasti ja sellest jõuame veel kõvasti rääkida, meie tänane saateaega otsa saama. Jõuame ühe väikse teadaande veel teha. Tõesti kiiresti, mis võib-olla teil suvekuudeks nädalateks toob natukene huvi. Meil on vist saate ajaloos esmakordselt selline huvitav mõte tuli, et meil on üks kingitus meie kuulajatele. Jaa. Glenn, mis see kingitus on? Ma kohe vaatan, nii. Kingitus on Prime 3 raadiomikrofon, millega saab oma häält muuta 4 erinevas võtmes, ehk te võite kohe siis teha tünga kõneseid või scam kõnesid. Ja tegelikult on Bluetooth mikrofon, ta on ikkagi karaoke mikrofon jah. Karaoke mikrofon. On ühes otsas siis pulk pistik vastuvõtjaga Bluetooth ja teises otsas ehk teie käes on siis selline mikrofon, millega saab laulda, rääkida ja siis vahetada hääli. Ja Prime 3 on selline huvitav bränd, keda toodab või arendab siis üks Poola ettevõtte, kust ma hiljuti just käisin. Ja see Poola ettevõtte on ka omandanud omale sellise brändi litsentsi nagu Blaupunkt. Tegelikult on neil 2 brändi, on ka Blaupunkt ja on ka Prime 3 ja siis nad andsid sellise toreda mikrofoni sealt ja kuna ma igapäevaselt karaoket ei laula, kuigi tihti, siis ma otsustasin, et ma saan ka ilma selle mikrofonita hakkama ja siis Prime 3 mikrofoni võib saada mõni meie kuulaja näiteks. Aga põnevuse kruttimiseks mõtlesime, et teeme niimoodi, et kuulake meie saateid ikkagi ja 3 nädala pärast saates me siis küsime ühe küsimuse, millele vastust te teate, kui te kuulate meie saateid ja kui te vastust teate, kirjutage meile ja loosimegi selle välja. Nii et võib-olla kirjutage meile ka siis, kui teil on meile küsimusi või tahate lihtsalt mingit infot jagada, et meil on tegelikult olemas ka üks kuulajakiri, kes on meie käest küsinud küsimuse. Aga tänane saate... Ja millele me ei ole vastanud. Võtame rubriigi ette järgmine nädal, äkki meil on siis mõni kiri veel, neid koguneb. Igatahes selline saade tuli täna, kuulake meid ikka edasi, võib-olla saate ka suve jooksul karaoket laulda ja kohtume teiega juba järgmine nädal, aga praegu soovime siis head jaaniõhtut. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.